Mis sina arvad, kas korterelamu rekonstrueerimisel energiaarved vähenevad? Tere, mina olen Anti Hamburg. Olen õppinud Tallinna Tehnika Kõrgkoolis hoonete ehitust ning Tallinna Tehnika Ülikoolis kütet ja ventilatsiooni. Olen Tallinna Tehnika Kõrgkooli professor ja Tallinna Tehnika Ülikooli ligi nullenergia hoonete uurimisrühmas ekspert. Enamik Eesti korterelamutest on rekonstrueerimata. Energiatõhususe eesmärkidel vajaks rekonstrueerimist orienteeruvalt 14 000 korterelamut, kogupindalaga 18 miljonit ruutmeetrit. Nendes majades on energiakulud kõrged ja sisekliima kehv. Välisseinte nurkades võib olla hallitust ning olematu õhuvahetuse tõttu on terviseriskid suured. Tervikliku rekonstrueerimisega on võimalik saavutada keskmiselt 3–5-kordne energiasääst hoone kütmisel. Välispiirete soojustamine ja ventilatsiooni lahendamine hoonetes vähendab oluliselt hallituse tekkeriske. See tähendab, et hoone välisseinad ja katus soojustatakse koos akende ning uste vahetusega ning korterelamutesse ehitatakse välja ventilatsioonisüsteem, kus ruumidest välja tõmmatava õhu soojust kasutatakse ruumidesse antava sissepuhka õhu soojendamiseks. Lisaks sisekliima parandamisele muutuvad ka hoone küttekulud oluliselt väiksemaks. Senine praktika korterelamute renoveerimisel on antud rekonstrueerimise järgseks energiatõhususe klassiks kas C või D. Nendes hoonetes vähenes mõõdetud energiakulu kütteks keskmiselt 50% ja paranes sisekliima. Sealhulgas muutus ruumide õhuvahetus 2 või enam korda paremaks. Hästi läbimõeldud renoveerimisega on aga võimalik jõuda ka veel säästlikumate energiatõhususe tasemeteni. Madal energia ehk B või koos taastuvenergia kasutamisega A energiatõhususe klassi. Lisaks kulude kokkuhoiule on ruumide soojuslik mugavus parem. Seega on olemasolevate kortermajade renoveerimisega võimalik saavutada sarnane energiatõhusus nagu uute majade ehitamisega, olles samas oluliselt keskkonnasäästlikum kui vanade lammutamisega ja nende asemel uute ehitamisega. Kas sa tead, mis on sinu kodu energiatõhususe klass?